Nii, ja ikka uurime teie klassi jalanumbreid ja mul on vaja taastada siis tunnus, jah, jalanumber. Ma taastan meie sagedustabeli. 35 väärtus, jalanumber ja sagedus. Ja mis asi see nüüd on? Te arvate, et niimoodi on atraktiivsem, jah? Nii, no vot ei tea. Сразу говорю, это не я. Я bioloogia делаю, не я. Согласен. No rohkem keegi ei saa, ma lülitasin välja. Nii, 36 oli meil 1 ja sagedus F-tähega frequency sõnast. 37, ei, 36 oli 2, on ju. Öelge, kui ma midagi valesti panen. Teil ju vihikus, ma arvan, kirjutatud, jah? Et 37 oli 1 jalanumber, 38 meil oli siis 1, 39 meil oli 1, oli nii? Ja 40 meil oli 2. 2 ja 42 meil oli 4. Ja kogumi maht meil pidi olema 12, jah? 3, 4, 5, 6 plus 6, 12, väga hea. Ja räägime edasi. Arvutame statistilisi arvkarakteristikuid. Niimoodi nimetatakse. Üks nendest on selline arv, mis aitab meile analüüsida meie andmeid, statistilisi andmeid. Ja esimene on hästi tuntud aritmeetiline keskmine. Ehk mida see annab? Teie klassi keskmine jalanumber. Muideks nii poistel kui tüdrukul kokku. Nii et aritmeetiline keskmine jalanumber. Tavaliselt, kui sa midagi arvutad, no siis võiks kirjutada, mida sa arvutad. Keskmine jalanumber, aga statistika keeles on aritmeetiline keskmine. Mäletate, kuidas tähistati X katusega? Keskmise tähis on vot selline alati. Et see on siis kõikide väärtuste summa jagatud väärtuste arvuga. No väärtusi meil on 12, jah? Aga kuidas liita? No, et liidame nüüd 35, üks tükk, ehk lihtsalt 35, jah? Pluss 36, aga ma kirjutan 36 korda 2, sest peate teadma seda ideed, on ju, et sul 36 ei ole T-klassis, ei ole 36 ühel tüdrukul, kahel tüdrukul, et kordame 2-ga ju. Nii, 37 on meil 1 pluss, liidame kõik need väärtused, kõik jalanumbrid, jah? Väärtuste summa jagatud väärtuste arvuga. Ja vot 40 on meil 2. Ma ei taha kirjutada 40 pluss 40, ma kirjutan 40 korda 2. Ja 42 teil on 4. Nii, enne korrutad, siin on 72, siin on 80, siin on 168. No palun koos minuga kindlasti. Eks ole, no teil on taskuarvutid olemas. Et siin on ju, vaadake, kui pikk. Ma võin valesti vajutada. Palun aidake. Все правильно. Vadim, vaja veel liita kokku neid. Чего ты ржешь? Nii, Vadim, ära unusta, et me salvestame. Не знаю. No, viisakamalt, kes käitub. Глеб. Nii, 400. Ma loodan nii Gleb kui ka sina. Kas te saite vot nüüd praegult? Palun liitke kõik need kokku. Kas te saite seda kõikide väärtuste summa, teie kõikide jalanumbrite summaks 469? Kas ma õigesti, ma ootan? Teil on ka? Õigesti. Okei, Anastia, aitäh. Jagame 12-ga. 469 ja meil on ju 12 väärtust. 39,083, jah? No ligi kaudu jalanumbrid on meil täisarvud. 39. Teie
klassi keskmine jalanumber on 39. Ja nüüd mõelge palun, et tüdrukud, kellel on 36, kellel on 35, kui talle öeldakse, et tead kalliks, ma ei tea, Darja, ja? Et teie klassi keskmine jalanumber on 39 ja ole sellega rõõmus. Eks ole, aga kui veel teile klassi ostetakse jalatsid kõikidele nii-öelda 39. Mõelge, mis see keskmine on tegelikult? Valetab või kuidas? Keskmine number, miks siin on see suur? Sellepärast poisid andsid oma suurust, jah? Et võib-olla natukene targem oleks tüdrukud ja poisid eraldi siis hinnata, et siis oleks keskmine selline. Aga praegune keskmine ei sobi ei poistele, kui osta selliseid jalatsid, poistel on väiksed, aga tüdrukutel liiga suured, on ju. Et meeldiks ainult ühele inimesele. Nii, aritmeetiline keskmine. Aritmeetiline keskmine. Nagu te näete, ei ole väga tark tegelikult arvkarakteristik, et ta sõltub nii-öelda suurte ekstremaalsetest väärtustest ehk väga suurtest, väga väikestest. Ta sõltub, siis siin on sees, lugejas sees on ju see väärtus. On paremad ja palun kirjutame. Esimene, mida me arvutame veel, andmete mood. Ei, ma kirjutan teist värvi üks hetk. See on uus mõiste. See on ka arvkarakteristik, mis kirjeldab andmeid. Arvukene, mis kirjeldab meie andmeid. No meie andmeid on praegu teie jalanumber, jah? Mood. Kirjutame MO. Väärtus, millele kõige moodsam väärtus, jah? Väärtus, millele siis vastab kõige suurem sagedus. Kõige sagedasem väärtus. No mulle meeldib niimoodi väärtus, see on ikka väärtus. Mood võrdub väärtusega siin väärtuste hulgas. Väärtus, millele vastab kõige suurem sagedus, kõige moodsam väärtus, jah? Vastab kõige suurem sagedus. Ehk kõige sagedam nii-öelda väärtus. Kõige sagedam. No tahad enda jaoks kirjutada moodsam, on ju, moodsam väärtus. No öelge palun, teie klassi jalanumbri mood, kõige moodsam jalanumber, millega võrdub? Mood võrdub väärtusega. Siin on meie väärtused, siin on vastavad sagedused. Jah, ma ei tea, miks ma seda ühe niimoodi. Et see vastavad sagedused. No mis on kõige moodsam? Kallid, kes julgeb pakkuda? Väärtus, millele vastab kõige suurem sagedus. Kõige sagedasem väärtus, kõige suurem sagedus on nende sageduste hulgas, on see 4, on ju? Ja milline väärtus siis vastab? 42. Teie klassi mood on 42. Kõige rohkem on seda väärtust. No tüdrukud hakkavad praegu lihtsalt nutma, on ju? 42. Kallid, kas te saite aru, miks on teie klassi jalanumbri mood 42? Või kuidas? Küsige palun. Kus te olete? Kõige suurem sagedus on 4. Kõige suurem sagedus. Ja selle vastab väärtus, mood on väärtus. See on moodne väärtus teie klassis. See on mood. Kas te saite aru, jah? Aha, Pavel kirjutab. Ja, Igor, ja. Okei, Dima, ja, aitäh. Vadim. Kõige mood, okei. Nii, no nüüd keskmist see mood näitab kõige sagedasemat väärtust, jah? Nii, kohe ma kustutan, et nüüd veel, millised veel, aritmeetilise keskmisega ammu juba selge. Muideks võib juhtuda nii, et moodi on mitte ainult 1, vaid 2 näiteks. Kui näiteks meil oleks
ma ei tea, 36 ka, mitte 2, vaid 4, siis meil oleks 2 moodi. Mood 1, 36 ja mood 2, 42. Meil võib olla multimodaalne tunnus, et moodi võib olla rohkem. Mood 1, mood 2, mood 3, saate aru? No me edasi lahendame. Muideks, ma tahan, et sa kindlasti uudistaksid, kus asub see teie definitsioon. Moodi definitsioon, õpik, lehekülg. Me loeme õpikust ka. Näete, võt see ilus, kus on tüdrukud poisid. 148. Kas palun võtke lahti õpikud leheküljel 148 mood. Ja seal on niimoodi kirjutatakse moodiks. MO nimetatakse muutuja kõige suurema sagedusega väärtust. Muutuja väärtust. No muutuja siis on siin mõeldud võt see väärtus, see X ja see meie väärtus 1, väärtus 2, väärtus 3 selles mõttes. Nii, kellel vaja, see kirjutab õpikust. Kellel piisab sellest definitsioonist, palun aga. Nii, veel üks jälle arv karakteristik statistilist, mida me peaksime teadma, on mediaan. Mediaan. No jälle teeme nii, kas lubate mediaanist rääkida või teil on veel küsida? Lubame. Mediaan. ME, suur me tähistatakse. Et jäta meelde sõna medium, middle, keskel. Sellest sõnast, middle, keskel. Ja see on variatsioon rea keskel olev väärtus. Variatsioon rea. Variatsioon rea, mitte statistilise rea, aga see on, mis on järjestatud. Kirjutame järjestatud igaks juhuks, et ei unusta. Variatsioon rida on need andmed järjestatud kasvavas järjekorras. Vot sellest variatsioon rea keskel olev väärtus. Ja siin üks täpsustus. Kui meil, nagu meil praegu näete, 12 väärtust, jah? Siis keskel 6 siit ja keskel väärtust ei ole, kus mediaan on. Saate aru? Kui on teil paaris arv neid tükke, siis väärtust ennast tegelikult seal sees ei ole. Et siis kirjutame see väärtuse asemel, kui väärtust puudub, kui keskel väärtus puudub, kirjutame. Siis võtame mediaaniks ja siis mediaan on naabrite aritmeetiline keskmine. Naabrite, on ju naabrid kindlasti olemas siin mingi, naabrite aritmeetiline keskmine. Siis mediaan võrdub naabrite aritmeetilise keskmisega. Naabrite, naaberelementide, naaberväärtuste, ma mõtlen, aritmeetilise keskmine. Siis mediaan on naabrite aritmeetiline keskmine. Nii, no jutt on variatsioon reast, mina kustutasin, teil vihikus ta peaks olema veel. Mina pean taastama variatsiooni rida. Vot sellest sagedustabelist, see on lihtne teha, ei ole mingeid probleeme. See on meie sagedustabel, aga variatsioon rida, kohe ma kirjutan uuesti, leidke. Järjestatud meil, eelmise tunni alguses panime, jah, variatsioon rida. Nii, oli selline. Meil oli 35, üks tükk, jah. Üks hetk, ma kirjutan ikka mitte punaselt. 35, siis oli 36, 2 tükki. Jah, ma näen sagedustabelist, nii-öelda tagasi lähen. Teil on olemas, mul on kustutatud, mul ei ole. Oi, siin on 38.
39, 40, 40 ja 4 tükki 42, 42, 42, 42 ja veel üks 42. Ja variatsioonria keskel olev väärtus, mediaan, middle, keskel. Palun jätke kohe meelde väikest viisi. Nii, kontrollin, peab olema 12 tükki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keskel olev väärtus. No kuidas ma 12 järjestatud meil on ja keskel olevat väärtust leian? 12 pooleks, kuidas ma nii-öelda grupeerin? 6 väärtust vasakult ja 6 väärtust paremalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tükki siin, 6 tükki siin. Ja pange tähele, mul praegult mediaan peab olema siin, aga väärtust ennast ei olegi. Sest me ei saagi olla, kui on paarisarv tükki neid. Pooleks nad jaotavad niimoodi. Ja siis mida me ütlesime? Naabrite, need on naabrid, aritmeetiline keskmine. Siis mediaan, meil on meie naabrite, esimene naaber on 39 pluss 40, aritmeetiline keskmine, jagatud 2-ga. Nii et 79 pooleks on 39,5, jah, mediaan. Nii, no ja 39 ja 40 vahel on 39,5, okei. Nii, see on meie mediaan. No küsige. Mediaan keskel olev väärtus. Ja kui väärtust ei ole, võtad naabrite aritmeetilist keskmist. Palun, küsimusi? Kallid, enne kui küsite, võib-olla vaadake, see järgmine definitsioon õpikus mediaaniks nimetatakse. No pange tähele, mediaaniks nimetatakse tabeli keskkohal asetsevat väärtust. No võlussõna keskkohal on siin olemas. Tabelis on võrdne arv väärtusi, mis ei ole mediaanist suuremad ja väärtusi, mis ei ole sellest väiksemad. No see on siuke, kuidas teile öelda, keeruline arusaamiseks, aga kui on järjestatud, siis on tõesti pool väiksemad või võrdsed ja täpselt pool on suuremad või võrdsed. Nii teeme niimoodi, et ikka sama lehekülg õpikus 148 all. Kellel vaja, see kirjutab veel ühte definitsiooni. Aga me veel räägime kahest asjast, et iseloomustada nii-öelda meie tunnust jalanumber, minimaalne väärtus ja maksimaalne väärtus. Minimaalne väärtus, no see on ka siuke asi, mida tavaliselt ikkagi vaadatakse, mis ka ikkagi iseloomustatakse teie klassi jalanumbrid. No te ise juba siin alateaduslikult siin chatis kirjutasite, 35 nii väike, 42 nii suur on ju. Et matemaatika jaoks on see, statistika jaoks on ka tähtis, kirjutame maksimaalne väärtus ja minimaalne väärtus. Ja? Maksimaalne kõige suurem. Maksimaalne väärtus. Kas ma pean maksimaalne kirjutama, et see on kõige suurem? X-max, niimoodi. X nagu väärtused on meil X1, X2, X3 ja max sõnast maksimaalne. 42 on ju? Et teadvustaksime. Ja minimaalne väärtus. X-min, minimum on 35, jah? 35. Nii, ja rohkem me mitte midagi siis põhikoolis teiega ei arvuta. Aritmeetiline keskmine, mood, mediaan ja siis maksimaalse elemendi ja minimaalse elemendi vaadatakse. Nii, no nüüd ma tahaksin veel mõned ülesanded lahendada. Kas tohib seda kustutada? Kas te kirjutasite? No kui te ei kirjutanud, meil YouTube'is tuleb Padletis ka linki saate.
Nii, kas tohib edasi minna? Et sellest me rääkisime ja tahan veel ühte näidet tuua, enne kui me lähme õpiku juurde. Et rääkida teiega, mis on aritmeetiline keskmine, mis on mediaan. Mõlemad on nad keskmised tegelikult, illustreerivad nagu keskmist. Mis on parem, mis on halvem, ma tahaks sellest teiega rääkida. No, kas te lubate kustutada mul ruum? See jalanumbri ülesanne nüüd on meil läbi. Me analüüsisime, me illustreerisime, eks ole. Aga veel ühte näide, kirjutame näide 2. Nüüd ma ise välja mõtlen väärtused. Okei, näide 2. Te vaikite. Järelikult nõus. Oletame osaühing, ma ei tea, kuidas lilleke, siis osaühingu lilleke tööliste palgad. Pisikene osaühing, lilleäri võib-olla, tööliste palgad. No näiteks, ütleme, et kooristaja seal saab 300 eurot, ma ei tea, kas on nii väikest praegu lubatud, siis paneme töölised saavad seal, las ta olla 1000 eurot eurodes. Tunnus on palk, mida me uurime. Veel üks tööline saab 1000, paneme veel üks tööline saab 1000, paneme veel üks tööline saab 1000, 1, 2, 3, 4, 5, jah? No teeme niimoodi, et las olla veel üks tööline saab 1000, aga ülemus saab 100 000. Oot oskab, see on ülemuse palk. See on ülemuse palk. See on meie koristaja palk. Ja need on meile selle, ma ei tea, mis nad teevad, lilli kasvatavad, lilli, ma ei tea, kimpusid teevad, ma ei tea, oot tööline, esimene töölist palk. No tööliste vahel on võrdsus, kõik saavad ühtemoodi. Nii, leiame aritmeetilise näete, siin ma juba panin variatsioonrida, ta on kasvavas järjekorras. Kõige väiksem 300, siis tuleb 1000, 1000, 1000, 1000 ja ülemus meil saab 100 000 eurot, jah? Nii. Et siin on variatsioonrida. Ma loodan, sa oled sellega nõus. See on kõik variatsioonrida. Nii, leiame siis meie arvkarakteristikud, mida me oskame. Aritmeetilise keskmise, moodi, mediaani, minimaalse väärtuse, maksimaalse väärtuse. Ja arvutame kõik need uued asjad, mida me õppisime. No võib-olla alustame aritmeetilisest keskmisest. Jah, keskmine palk. Keskmine palk selles osaühingus. Nii. Väärtuste summa, kõigi väärtuste summa 300 pluss 1, 2, 3, 4, 5. 5 korda 1000. Nõus? Oi, kuidagi ma liiga palju nulle panin 1000-le. 1, 2, 3, 4, 5. Pluss ülemus oma suure palgaga, jah? 100 000-ga. Ja jagame siis üldse tööliste arvuga. Selles firmas on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, N on 7. 7-ga jagada ei ole mugav, taskuarvuti aitab, jah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nii. Paneme siis, palju siin on? 100 000 pluss 5000 pluss veel 300. 105 000. Olete nõus? 300 jagatud 7-ga. Palun keskmist palka arvutame. 105 300 jagatud 7-ga. No pange tähele, siin tuleb 15 042 ja veel 857, ligi kaudu 86 senti veel eurot. Kas te saite ka, jah? Arvutasite. No nüüd pange tähele, selle inimene töötab selles firmas
ja noh, teenib 1000 eurot, eks ole, ja siis loeb lehest näiteks, meil ju tavaliselt lehtedes kõikides kasutatakse aritmeetilist keskmist, et kallid töölised, osaühing Lilleke on super edukas, keskmine palk on selles osaühingus 15 042. Öelge mulle, mida te tunnetaksite, kui teile oleks niimoodi öelnud, et teil on ainult 1000 eurot kuus, aga öeldud, et 15. Ja kas on see normaalne ja öelge mulle, miks ei ole normaalne, kui te arvate, et see ei ole normaalne. Valetamine, missugune 15 korda, suurem. Ja öelge mulle, miks, mis siin nii pahaks tegi. Palun. Räägime vot sellest töölisest. See tööline loeb lehte ja saab teada, et tema firmas keskmine palk on 15 000, aga tema vaene saab 1000, nuutab, tahab rohkem. Kallid, kus te olete? Miks? Kes ütleb, miks? Me ju arvutasime õigesti. Nii, palun lülitage mikrofonid sisse, ma tahan teie arvamust teada. Või kirjutage. Ei ole arvamus. Arvad? No ütle kas või seda, et kui sina saaksid 1000 eurot, no mõtle, sina saad iga kuud 1000 eurot, aga loed lehes, et sinu palk peaks teie ettevõtlus olema 15 000. Kas sul mingit küsimust siis ei teki? Teki. No tekib muidugi, et pange tähele, et miks, okei, ma ei hakka siis teid väga piinama. Aritmeetiline keskmine on selline arvkarakteristik statistilist, mis sõltub väga ekstremaalsetest väärtustest. Mis tähendab ekstremaalne? Ülemuse palk on nii suur antud juhul. Ta niivõrd erineb nendest palkadest, et see annabki oma suuruse siia. Ta on ju valemis siin. Saate aru? Seda nimetatakse ekstremaalne väärtus, statistikas on need probleemid, nendega tegeletakse, kas jäetakse üldse välja või asendatakse ülejäänute keskmisega. Ekstremaalne väärtus, see väga mõjutab meie keskmist. Ekstremaalne väärtus mõjutab keskmist. Ja vot kui meie eestimaalaste palkasid nagu avaldatakse, nad on, ja me ju ei tea, palju seal üks ülemus saab tohutult raha näiteks, on sellised ettevõtted. Üks vahe, ma muideks märkasin, Eesti oli isegi õpikus. Ma ühe kolleegi õpiku sisse nina toppisin, et seal oli geograafia õpik, et Eesti on selline maa, kus on kõige rohkem Euroopast erinevus, kõige suurem erinevus nagu palkades. Ülemuste palgad on kuni 25 korda suuremad kui tavaliste tööliste palgad. No oli vähemalt nii kirjutatud. Ja üleüldiselt see olukord ei ole niivõrd, kuidas öelda, valelik. No võib-olla 100 000 ma natuke liialdasin, aga üleüldiselt, kuigi ma ei tea, Eesti Energia seal tippjuhid palju saavad, ma ei tea. Et aritmeetiline keskmine on selline statistiline karakteristik, mis väga sõltub ekstremaalsetest väärtustest. A mediaan, arvutame palga mediaani, palun. Osaühingu Lilleke palga mediaan, palun. Variatsioon rea keskel olev väärtus. 7 tükki, kuidas keskel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuidas 7 teha? Kuidas teil 3, mediaan ja 3? Kokku 7. Kokku 7 on ju. Mediaan siin sees, 3 väiksemat ja 3 väärtust seal paremal poolel. Saate aru? Keskel olev väärtus. Ja kuna meil on nüüd paaritu arvuline kogumimaht, väärtus eksisteerib. See mediaan eksisteerib. 1, 2, 3, see on mediaan, siin on 3 tükki ja siin on ka 3 tükki. 3 tükki, 3 tükki, 6 tükki ja siin keskel elab mediaan. Mediaan on 1000. Mediaan on 1000. Täpselt nii. Keskmine
tööline sellest saab 1000 eurot. Ongi. Nii et pange tähele, mediaan ei sõltu ekstremaalselt väärtusest. Mingi seal väärtus lõpust on. Olgu kas või 1 miljon. Mediaan jääb samaks, 1000. Nii et mediaan on selles mõttes, kuidas öelda, objektiivsem keskmine karakteristik. Ta ei sõltu nendest ekstremaalsetest väärtustest. No mood, palun, palgamood. Kes mulle ütleb, kõige moodsam palk, kõige sagedasem väärtus. Palgamood, palun. MO võrdub. No mis on kõige sagedasem? Millist väärtust, millist palka on kõige rohkem? Öelge palun mulle. No see on ju näha nii lihtsalt. Palgamood on, või kirjutage. See on väärtus, millele vastab kõige suurem sagedus. Sagedus näitab, mitu tükki on. Kas sa näed, et need 1000 on meil 1, 2, 3, 4, 5 tükki, 300 on 1 ja 100 000 on 1. Palun, millega võrdub selle palgamood? No kus te olete seal? Aita Marika, 1000. Aga miks ma nii kaua pean ootama? Ja mood iseloomustab seda olukorda ka palju paremini kui aritmeetiline keskmine. Antud juhul aritmeetiline keskmine väga valetab. Ja jätke palun meelde, aritmeetiline keskmine alati sõltub nendest ekstremaalsetest väärtustest. Mood ja mediaan ei sõltu. Nii, ja see on siis kõik, mida ma tahtsin teile rääkida. Ja kuna uued mõisted, teie kodune töö, lugeda veel kord, 148 ja 149 on teil siin mõned ka näited, eks ole, siin sees lugeda. Muud midagi ei taha, hakkame siis lahendama. Ja sellel nädalal, ma arvan, me ei tee veel testi, see tuleb järgmine nädal. Me homme veel harjutame. Nii et kui küsida on, küsi praegult. Kui ei, siis head aega. Küsida on? Ei. Ei. Ja palun uued mõisted kindlasti loeme, ei laiskle, eks ole? Kõik võib minna? Ja head aega, kallid. Head aega. Homseni. Head aega.